sellega me kuulutame Mõisaküla kodukandi päevad avatuks. Kodusid tuleb aina juurde ja juurde ja juurde ja kui tähelepaneliku pilguga vaadata, siis see Mõisaküla linn kodukandi päevadeks saab alati väga kauniks. Ainult kiidusõnu kuuleb ka sisserännanute käest Mõisaküla linna kohta. Kuna nüüd on kodukandi päevad kuulutatud avatuks, siis ma arvan, et pikka seda kava ei ole mõtet siin ette lugema hakata, see läheks liiga pikaks ja igavaks, sest kõigil on ju teada, mis siin toimub, ma arvan, et see on juba pähe kulunud kõigile. Ja need kuulutused, mida te näete siin, et tsirkus toimub kultuurimaja juures ja veel siin mingeid väikseid apsakaid, et ärge siis kõike ka uskuge, mis teil siin kuulutatakse, et tuleb ikka ise õigel ajal õiges kohas olla ja välja nuhkida, kus midagi toimub. Sest ma ei tea, kuidas sattus siuke viga sinna tsirkuse poolt sisse ja täna öösel jõuavad 12 üheaeg tsirkuserong siia, nii et ma arvan, et ka see on omaette vaatamisväärsus ja lubasid signaalidega tulla, nii et kes jõuab üleval olla, siis seda kindlasti kuuleb, kui tsirkus oma suurte autodega siia jõuab. Aga täna õhtul siis tantsupidu suveaias, see ei ole ainult noortepidu, see ansambel teeb ka igale eale muusikat. Ja kella 7-st siis hakkab teatrietendus Kavalants ja Vanapagan. Et tulge teatrisse, kui teil midagi muud targemat teha ei ole. Aga nautige siis praegu seda ilma ja nautige seda kodukandipäevi ja teeme siis väikese jalutuskäigu enne teatrietendusele tulekut, nii et ennem 7 hakkame siis teatrimajja sisse laskma, et meil on vaja veel teha grimmid ja asjad, nii et kohtume siis juba järgmisena teatrietendusel ja siis õhtustel pidustustel. Aitäh teile siia tulemast, kes vihma ei peljanud!